ongi viimane loeng, ma pean tunnistama, et mul on olnud väga huvitav seda loengut teha, sellepärast et see teema mind köidab ja mul on olnud võimalus proovida 2 mikrofoni, mida ma võib-olla muidu ei oleks saanud proovida. Siin puhul siis suur aitäh ProGear'ile ja kui te tahate omale mikrofoni või heliseadmet osta koju, millega heli salvestada või töödelda, siis kindlasti pöörduge ProGear'i poole, progear.ee, seal on ka veebipood olemas, sealt saate vaadata, mis teile sobib ja nende käest saate ka muideks nõu küsida. Nad vastavad ja juhendavad teid hea meelega. Nendel on heli tehnikaga tegelemises üsna pikad kogemused. Nad on nii lavalist, nii DJ staffi ehitanud kui ka stuudioid, helistuudioid ehitanud kui ka igasugust valgust ja show tehnikat ja muud sükest asja. Nii et nende kogemused on päris suured, nii et nad on päris nagu suurte kogemustega ja oskavad selles vallas väga hästi nõu anda. Siia lõppu ma tahan teile veel anda mõned nõuanded. Teinekord on niimoodi, et mõnel inimesel kipuvad sõnalõpud ära kaduma. Kuidas see välja näeb? Näiteks niimoodi 1983. 1983. Siin ongi teile esimene harjutus. Harjuta ütlema niimoodi 1983. Ja teine sõna, mida sa saad harjutada, on Kalevipoeg. Ära ütle niimoodi, ütle Kalevipoeg. Ja miks see oluline on? Sellepärast, et kui sa endamisi neid kas või autos sõites neid sõnu välja ütled 1983, siis sa mõttes sihid juba selle sõna kõige viimase tähe peale. 1983, ehk siis sa rõhutad seda viimast tähte ja niimoodi sinu kõnemehhanism harjub neid sõnalõppusi paremini välja ütlema. Nii et jäta meelde 1983 ja Kalevipoeg, seda viimast G-d. Sa pead ette kujutama endale, kuidas Kalevipoeg on kirjutatud ja see viimane G on eriti suur, palju suurem kui teised tähed. Niimoodi, et siis sa justkui pöörad rõhku selle sõna lõpu peale. Teine olukord on siis, kui sinu S kipub susisema. See muutub vahel jube halvaks ja vahel on helitugevus üsna vali või see heli tuleb valjult läbi ja seda veel kompresseeritakse, siis S kipub minema selliseks F-iks. Et olete vahel raadioklippidest kuulnud, kus on parim pakkumine meie poev. Et siis see on nagu hambad oleksid huules või siuke imelik tunne on. Aga seda saab harjutada. Selleks puhuks on selline lause. Suslik sahistas soos. Nii. Kuidas seda nüüd niimoodi ütelda, et see S kõlaks natuke vaiksemalt? Suslik sahistas soos. Nii et siis peab õppima, peab harjutama S-i ütlema niimoodi, et ta nii kõvasti silma ei torkaks. Ja siin on jälle sama lugu, kui sa harjutad ja mõtled selle peale, siis sinu rääkimismehhanism harjub natukene rohkem arvestama nende S-tähtedega. Mitte S-tähtedega, aga S-tähtedega. Aitab kaasa. Kui sul on tugev põh või tõh, siis selleks on olemas sükene lause. Puhub tuul ja pilved tuhisevad. Mõni inimene räägib hästi aktiivselt. Puhub tuul ja pilved tuhisevad. Siis kui sa seda lauset harjutad oma enda ette, siis püüa ütelda niimoodi. Puhub tuul ja pilved tuhisevad. Ehk siis sa võtad natukene neid kõrgeid mäetippe, võtad vähemaks. Puhub tuul ja pilved tuhisevad. No, kas see nüüd tuli hästi välja, aga igal juhul, kui sa seda harjutad autos sõites mitu korda järjest, puhub tuul ja pilved tuhisevad. Siis sa õpid tuhisevad. Et kuidas seda niimoodi ütelda, seda tõh-tähte, et ta nii hirmsasti ei torkaks silma. Minul on muideks ka vahepeal see häda, et ma kipun seda tõh-tähte liiga kõvasti ütlema. Vahel ikka unustad ära ennast. Kui sinu hääl on liiga nõrk või liiga tugev, siis sa pead harjutama tööd mikrofoniga. Kui sul on nõrk hääl, siis su hääl on vaikne lihtsalt. Siis inimeste häälel on selline kummaline kalduvus, et suuhääled jäävad konstantselt samaks, aga hääl on nõrgem. Ehk siis nõrgema häälega inimesel tulevad suuhääled rohkem läbi. Järelikult sa pead kas siis natukene valjemalt rääkima, kuigi minu arust ei ole hea lahendus. Sa pead olema lihtsalt mikrofonile lähemal ja rääkima mikrofonist natukene mööda, et sinu need suuhääled ei tuleks läbi. Juhul, kui sul on liiga vali hääl, siis püüa rääkida samamoodi, oled mikrofonist natukene kaugema, näiteks lähed stuudiosse, raadiosaatesse rääkima, sa tead juba ise, et sa mingil hetkel nagu lähed hoogu
ja räägid ikkagi hästi tugeva häälega ja kõva häälega ja see siis nagu mingil hetkel halvemal juhul võib isegi nagu salvestuse ära rikkuda, sest see kõige kõvemad need kohad need hakkavad nagu kärisema ja see ei ole üldse hea. Nii et kui sul on vali hääl, siis valju häält saab tegelikult vaiksemaks teha, aga vaikset häält minu teada, ma muidugi ei ole kõikide inimestega kokku puutunud, aga vaikset häält valjemaks teha ei saa, aga valju häält saab vaiksemalt natukene ennast nagu talitseda seal, et sa ei lähe nii hoogu, et sa hoiaksid oma häält siukse enam-vähem 3/4 peal kusagil. Ja kui sa loed ise kodus tekste sisse, siis üks nõuanne veel, ära karda sassi minekuid, eriti kui sa üksinda loed ja seal ei ole kedagi teist, siis proovi niimoodi, et kui läks sassi, siis võta pikem lõik ja loe uuesti. Kui sa harjutad ennast niimoodi lugema, et sassi minekud ei ole probleem, siis sa millegi pärast mõtled teksti juba paremini läbi ja sul ei teki neid sassi minekuid nii palju. See on minu enda kogemusest. Aga aitäh, et olid minuga. Kui sulle tekkis mingisuguseid küsimusi või jäi midagi segaseks, siis uku.nurk@opime.ee kirjuta ja küsi minu käest ja loodan, et sa õppisid siit midagi, loodan, et sa saad oma oskuseid kasutada ja head salvestamist.